Kuulama uudised on eetris ja stuudios Rohke Debelak. Arutelud teemat, kui suure joobeastmega inimene tegelikult võiks veel rooli istuda, on saanud nüüd lõppu. Justiitsministeeriumis on valminud eelnõu, millega kehtestatakse igale inimesele individuaalne maksimaalne lubatud joobeaste, millega ta tohib veel rooli istuda. Alkohol mõjub igale inimesele individuaalselt ja mõni inimene säilitab adekvaatsuse roolis ka näiteks 2-promillise joobe puhul, teisel aga on ka 0,1 promilli juba liiast. Alates suvest sisaldab juhiloa eksam ka kohustuslikku joobesõidu eksamit, mille käigus selgitatakse välja, kui palju inimene kannab ja kui suure joobega ta veel roolis olla suudab, ja see promillide arv kantakse ka inimese juhiloale. Ja veel autoteemal. Autoregistrikeskuse teenindusbürood väljastavad tänasest alates ajuinvaliidi märke, millised on peamiselt mõeldud invaliidi kohtadele parkinud, aga muidu füüsiliselt või vaimselt terveks tunnistatud autoomanikele. Ajuinvaliide on siiani diskrimineeritud ja teised invaliidid on olnud eelistatud seisundis. Tegelikult on meil iga päev liikluses palju ajuinvaliide, kelledele pole jõukohane liiklusmärkidest arusaamine ja eeskirjad tervikuna ning kes ei tea mitte midagi ammugi kirjutamata reeglitest. Ajuinvaliidid vajavad rehabiliteerimist ja vastavate märkide väljaandmine on selleks esimene samm, teatab Arki pressiteade. Keskkonnaministeerium on talve jooksul läbi vaadanud arvukalt talumeeste kaebusi, mis peamiselt räägivad sellest, et suvel ja sügisel on metssead nende põldudel suurt kahju teinud, nüüd aga juba kitsed ja jänesed. Probleemi lahendamiseks luuakse järgmise aasta jooksul esimesed loomade vanglad, kus hakkavad karistust kandma metssead ja teised loomad, kes on tabatud talunike põldudelt vilja või kartuleid või heina või silo varastamas. Loomade küttimisega ei ole seni suudetud probleemi lahendada, seega tuleb hakata metssigu ja kitsi vangi panema. Esimene 1000-kohaline seavangla saab valmis juba suveks, teine sama suur aasta lõpuks. Sigu ja kitsi hakkavad arreteerima kohalikud konstaablid ja luba antakse ka kohalikele elanikele. Ja teaduse vallast. Veerand sajandit tegutsenud teadlasterühm on jõudnud veendumusele, et kokkupandav jalgratas on tegelikult siiski lahtivõetav jalgratas. Pikka aega kokkupandavateks nimetatud jalgrattad osutusid tegelikult hõlpsasti lahtivõetavateks ja praegu on teadlaste uuringud keskendunud sellele, et lõplikult määratleda, kas nende jalgrataste puhul on tegemist kokkupandavate lahtivõetavate või lahtivõetavate kokkupandavatega. Kokkupandav lahtivõetav või lahtivõetav kokkupandav jalgratas saab lõplikult määratletud veel sellel 10. Ja sarjast maailm ja mõnda. Koostöös Välisministeeriumi ja Venemaa suursaatkonnaga presenteeritakse avalikkusele täna esimest korda Venemaa karvast kätt. Siiani on Venemaa karvane käsi olnud tihti mängus erinevates eluvaldkondades, kuid otseselt seda näha pole avalikkusele õnnestunud. Venemaa karvast kätt saab näha igal pool, kus inimene seda soovib ja alates täna kella 12 päeval. Kuulsite uudiseid.